Head kuulajad, Mehed hakkame elama podcast on käima läinud. Mina olen saatejuht Kaidar Kahar ja täna on mul väga hea meel öelda tervitussõnad Rain Laanele, kes on Tervisekassa, ma ütlen siis kassapidaja, võib öelda, tere! Tervist, võib öelda. Aga tegelikkuses siis juhatuse esimees. Mis siin vahet on? No ega sealt suurt vahet ei ole, selles mõttes, et see kassa tundub kõigile väga suur ja väga rikas, aga tervishoius on teatavasti rahal 2 asendit, et kas teda on väga vähe või pole teda üldse ja siis me oleme hetkel seal 2 vahepeal, aga rohkem sinna teisele poole. Tahaks dividende välja võtma hakata praegu? Tervisedividende tasub alati võtta. Räägime statistikast. Sina oled mees, kes seda kõike peast teab. Oled ise mees, loed raha, ütle numbreid. Kaua me elame? Palju meil on veel aega? Jaa, ma just vaatasin Tai viimaseid andmeid, et üldiselt me vaatame 2 tüüpi numbreid. Üks on siis see, et sünni hetkel, mis on sinu prognoositav eluiga, ja siis meestel on see suurusjärgus 75 aastat ja naistel on 82 aastat, seal on mingid komakohad ka taga. See on siis sünniaasta tänase seisuga? No jah, kui sa täna sünnid, et siis mehena sa võiksid elada keskmiselt 75 aastat ja naised 82 aastat. No tegelikult see siis tähendab, et on selline, või naised ütleme 83, seal ümardame selle naiste numbri üles, et siis on kurb lugu on see, et sünni hetkel juba sinu mängukaaslased, naisterahvad liivakastis elavad üksildaselt 8 aastat kauem. See on kurb. Et need on ühed numbrid ja teised numbrid on siis tervelt elatud aastate arv. Ja siin, kui esimene on statistiline number, et surmaregistrist saab siis nagu ja sünniregistrist saab kätte, siis teine on tervelt elatud aastate arv. See on see, mida meie tahame suruda kogu aeg üles poole, täiesti omakasupüüdlikult, et siis jääb raha natuke nende tarbeks, kes seda päriselt vajavad. Ja need numbrid viimased on, et meeste puhul on see number 57 või 56,5 vist oli täpsemalt 56 ja siis naistel on see 59,5, selle saab 60 peale ümardada. Et seal mehed on 3 aastat varem, siis tekivad tervisest tulenevad piirangud. Ja siis kui me mõtleme, et tegelikult me tahame, et inimesed käiksid tööl, elaksid tervena kauem, siis ideaalis võiks see number ju jõuda sinna 60, 65, 66, 67 peale, et sa saaksid tervelt tööl käia. Ma küsin kohe ära, mis tähendab siis, et millal see tervet elatud elu läbi saab, et mis need esimesed indikaatorid on? No sul on mingid kaebused, et mis ei lase sul normaalset elu elada. Mis on normaalsus, tekib küsimus kohe? Ma toon sulle näite, et ma siin ise vaevlesin, ma ei ole veel 56, et mul on sinna veel paar aastat aega. Ju siis ma olen seal alla keskmise, et tekkis kannavalu, et ei saa liikuda hästi. Ja siis räägitakse kannakannusest ja kukekannusest ja tegelikult tuleb harjutusi teha, tuleb vaadata, mida sa sööd, millal sa sööd, tuleb rohkem liikuda, katsu kehakaalu natuke alla võtta ja siis valu läheb ära. Ega ta enam-vähem niimoodi käibki. Nii et siis võib öelda, et sinu need tervelt elatud aastad lähevad edasi. Ma loodan jah, et ka siis Tervisekassa meie missioon ongi see, et kui inimesel on tervisemure, et siis me aitame sellele tervisele murele leida lahendust niimoodi, et tervelt elatud aastate arv ikkagi kasvaks. Hüppame korra sinu isikliku kapsamaale ka. Kust sa ise võrsunud oled? Mis sinu stardipositsioon oli, kui siis oli see sinu sünnihetk, kuhu sa sündisid? Sündisin Tartus, aga siis 2 kuu vanuselt kolisin Tallinna ja siis käisin Mustamäel 32. keskkoolis. Väga soovitan, väga hea kool on. Tervelt 11 aastat oli niimoodi 500 meetrit elasin koolist. Ja siis õnnestus ikkagi noorest peast teha igasuguseid asju. Vanemad soovitasid, et proovi kõike, nii muusikat kui sporti. Ja kunagi olen kergejõustikutrennis käinud ja pallimängud mulle meeldivad. Alati on meeldinud siuksed meeskonnaalad, mis eestlastele meeldivad ju individuaalalad, aga meeskonnaalad on palju toredamad.
võrkpall, korvpall, tennist saab ka meeskonna mängida paaris. Ja siis viimasel ajal on olnud kokkupuudet ka igasuguste suusatamise vormide ja ka triatloniga. Triatlonist pärast võib-olla räägime pikemalt. No triatlonist tasub alati pikemalt räägida, see on üks igavene pikk ala. Ütle, kui palju teie peres oli, kas oli see ka niisugune rohukapp oli kuskil suure seina peal või kui palju te olite terved ja kui palju te olite haiged ja mismoodi te sellele kõigele otsa vaatasite? Ma arvan enamasti terved, et rohukapis oli rivanool, siuke kollakas vedelik oli jah, haavade puhastamiseks. Haavade peale, mis oli väga valus. Ja mõni side oli ja siis mõni tablett oli ka, et ega ma rohkem väga ei mäleta ja siis selles mõttes on perekonnas hästi läinud, et keegi ei ole pidanud väga pikalt mingit tablette võtma. Kui palju teie peres oli sellist koosliikumist või olid, ma ei tea, sul seal koolis olid kindlasti imelised võimalused selle kõigega tegeleda, on ju, liikumisega, aga kui palju sa perega koos tegid? No alati võiks rohkem teha, on vastus ja selles mõttes, et siis kui nüüd on meil 2 tütart on 23 ja 25, et siis võib öelda, et viimased 25 aastat on ikkagi päris palju liigutud ja siis märtsis saab meie pere koer saab 10-aastaseks, et siin on alati soovitus, et kui sa nagu tahtejõudu ei ole piisavalt, siis võtta endale lemmikloom, soovitavalt koer, et sellega saab käia iga ilmaga mitu korda õues ja korra päevas vähemalt paar kilomeetrit jalutusringi teha, et see alati aitab. Nii, me jõudsime kohe ju väga konkreetse nipini, et siis võtta endale koer, sest kui sina oled tahtejõuetu, siis koeral on tahtejõudu nii, et tapab. Ja no muidugi ma tean ka neid koeri näiteks, et kui sul on niisugune, ja ma soovitan käia ringi ratast, kui sa käid koeraga jalutamas, sellepärast, et kui sa lähed niisugust tupikteed pidi, lähed nagu otse ja lähed tagasi, siis koer õpib selle ära ja kui suvel on hästi palav, siis ta jääb sust maha, jääb sinna puu alla magama ja ootab, kuni sa seal taga otsas ära käid ja tagasi tuled, et see ei pruugi töötada, aga kui ringiratast käia, siis sobib. Peab olema kavalam kui koer. Sa mainisid oma lapsi, ütle, kuidas, kui me hüppame nüüd sinu sellest perekonnast, kuhu sa ise sündisid, nüüd kus sa oled ise siis perekonnapea, kui palju sa kaasasid oma lapsi, oma kaasat sellesse liikumisse ja sellisesse ringi? Või kui palju sa seda teed, ega nad on ju olemas? Selles mõttes, et koeraga me käime ikkagi tihti jalutamas, vahepeal küll koer resideerus 2 aastat Saksamaal, siis oli hästi naljakas, me käisime Kloostrimetsas jalutamas ja siis tulid sõbrad vastu ja küsisid, et kus koer on. Me ütlesime, et koer kolis Saksamaal, aga mis te siin teete? Me jalutame siin, et sul see rutiin on ikkagi sees, et sa oma 3-5 kilomeetrise jalutusringi ikkagi teed ära. Inertsist. Võib ka nii öelda, jah. Kes seal Saksamaal siis koeraga jalutas? Noorem tütar kolis 8 aastaks Saksamaale ja siis võttis koera kaasa. Aga ütle, kuidas saab lapsi panna liikuma endaga koos? No eks mida varem alustad, seda parem. Et kui sa vaatad, et siis näitlejate lapsed on näitlejad ja tavaliselt sportlaste lapsed kipuvad ka sportlased olema või vähemalt sportliku kalduvusega inimesed. Et mida varem sa neid kaasad ja üldiselt, kui täna vaadata, et ega see nutisõltuvus on tekkinud ikkagi, ma pakun niisuguse viimase 20 või 24 aasta jooksul, et enne seda nagu nii hullult ei olnud, et su lapsehoidja on siis tahvel või telefon, et see ei ole maailma kõige parem lahendus. No liikumine on üsna selge, et ega keegi sinu eest seda trenni ära ei tee, sa pead ise need tunnid seal rajal või jõusaalis või plalliplatsil või veekogus veetma. Kuidas meil selle tervise vaatega on, et kas me kipume just meestena liiga palju jätma seda kellegi teise vastutada? Kas me tajume, mis see minu vastutus on selle sama statistika juures, mis meestel on siis tervena elatult 57 aastat? No ilmselgelt seal on arenguruumi ja siis tavaliselt, kui teha üritusi ja me oleme ka koos jalutamas ju käinud, siis fännid tulevad kohale. Nendel ei ole vaja seletada seda, et ära istu seal televiisori nurgas ja ära joo õlut või siis mõnda magustatud jooki, vaid selle asemel tee midagi füüsilist.
seal tõenäoliselt see arenguruum jääb alati, aga sellise hea kommunikatsiooni, hea nügimisega või hea eeskujuga või siis niisuguse tõmbamisega saab nad sealt toast ju kätte. Et enne korra mainisin seda triatloni lugu, et ega ma Ironman ei ole, ma olen Ironmanil käinud küll kaasaelamus, sest et meil on Tervisekassas 3+ Ironmani on täitsa olemas ja ma usun, et neid tuleb juurde. Aga siis organisatsioonis on alati võimalik korraldada ju selliseid üritusi või minna meeskonna välja, et ühelt poolt näitada eeskuju ja teiselt poolt on see hästi lõbus. Me oleme Tervisekassa tiimiga käinud vähemalt 5 aastat Spartal. Sparta on siis firmaspordist välja kasvanud Spartakiaad, kus siis 3 päeva võisteldakse väga erinevatel aladel ja kõigil on seal tegemist. Rahapakiviskest, mobiiliviskest kuni siis rogani ja teatejooksudeni välja ja kõik, mis sinna vahepeale mahub. Aga me oleme teinud ise täiesti omaalgatuslikult oleme teinud vist juba nüüd 3 Tervisekassa triatloni. Ja oma eelmises elus Microsoftis tegime seda sama, et ta on selline kodukootud, et ei ole ülimäära pikk ujumistants, aga 50 meetri basseinis, jalgratas on maastikuratas ja natuke mäge ja siis jooksu otsa. Ja seal saavad osaleda kõik selles mõttes, et kes ei taha 3 ala teha, teeb 1, leiab 2 sõpra või 1 sõbra. Ja kuni sinnamaani, et saab kaasa elada, saab juhendada, saab aidata ja ma arvan, et selline veerandi ja kolmandiku vahel Tervisekassa inimesi nendel üritustel käib. Kuidas siis ikkagi, ma nüüd hüppan selle oma vana küsimuse juurde tagasi, et kuidas seda vastutustunnet nagu meestes kasvatada, et meil on siin mustrina on see, et ma olin laps, ma tegin vanematega koos või lihtsalt liikusin ringi, jooksin, ei olnud mobiile, me kõik ju tuleme, meie generatsioon ja natuke nooremadki veel tulevad sellest ajast, kus ei olnud midagi scrollida, lihtsalt jooksidki mingi kaigas käes mööda võsa ringi, on ju. Aga mingil hetkel kuskil ülikooli ajal või keskkooli ajal või kellel kuidas tuli see murrang, kus tulid alkohol, pidutsemine ja siis me jõuame sinna 40-ndatesse, siis on, ma ei tea, mingi esimene pauk ja siis me hakkame ravima. Et kuidas nagu seda teadlikkust tõsta, et see mürgel, mida ma kuskil seal ülikooli ajal mürgeldan, tegelikult võtab mult lõivu? No, üks kõige lihtsam variant on see, mida ma ei soovita, on see, et rapsid nii kaua, kuni pauk käib ära. Ja kusjuures see pauk tuleb tavaliselt rutem, kui oskad arvata. See võib olla nii füüsiline, mis on reeglina siis meeste puhul on ta südame-veresoonkonna haigustega seotud, või teine asi, mis on hullem, et sul tuleb vaimne pauk, sest et üks asi, millest võime ka täna mõne sõna rääkida, on meeste vaimne tervis. Ja kõik see stigmatiseeritus ja kõik see, et seda ei julgeta tunnistada, aga tegelikult ega ta siis sellest ära ei kao. Et esimene variant, et ootad, kuni pauk ära käib või siis vaatad, et sõbral käis pauk ära, aga kui sa vähegi saad ära, nii tee, et hakka selle peale veidi varem mõtlema. Ja kui nüüd mõelda kõikide nende toredatele kahjulikele harjumuste peale, siis ega seda tuleb vähendada nagu samm-sammult, et siin oli Eestis väga tore kampaania, et joome poole vähem. Siis mulle meeldib üks veiniklaasi firma, temal on hea slogan, drink less, enjoy more, mis aitab neil äri edendada, aga tegelikult on sellise tervislikuma vaatega, kui tervislik veini joomine saab üldse olla iseasi. Südame veresoonkonna haigused vähenevad, et me teame, et grusiinid väga nagu südamehaigustesse ei sure. Neil on maksatsirroosi. Nagu maksatsirroos on ja Jaapanis on vastupidi, eks ju. Et maksatsirroosi seal on väga vähe, aga südame-veresoonkonna haigusi on palju. No neil on vaimse tervisega ka väga palju probleeme. Sellega mulle tundub, et aastal 2024 on maailmas on nagu neid inimesi, kellel on nendega väljakutseid, on rohkem kui neid, kes ütlevad, et ei, et mul on kõik hästi. Nii et ühesõnaga see mõte, mis siin käis ühe selle veinitootja juures, et nautige rohkem, aga mis siis tarbi vähem, mis ei tähenda seda, sest et ega siis on olemas vastutustundlik elu
ja kõike peab parasjagu olema, et ära liialda. No aga kuidas sa seda teed? Ma ei tea, me kipume neid triatlone panema ka võib-olla liiga palju ühel aastal, on ju? Jaa, ega selle üks oht ongi selles, et kui eriti meestest rääkida, siis meeste see saavutusvajadus on hästi kõrge ja siis sa üldse nagu trenni ei tee ja siis lähed rapsima kas siis suusamaratonile või Ironmanile ja kui tervet Ironmani ei jõua, siis teed poole ja ka see võib olla nagu ülemäära suur pingutus. Tegelikult tuleb teha iga nädal, veel parem, kui sa teed iga päev või üle päeva ja liigutad ennast füüsiliselt kuni sinnamaani välja, et kui sul on võimalik jala minna. Mul on hästi hea meel, et täna te meid siia kutsusite, sain töö juurest jala tulla ja jala tagasi minna. Või lähen, et see oli üks nagu kompvek. Väga hea. Nii, viskasid õhku selle vaimse tervise teema. Ma haagin kohe kinni. Kas me mehed oleme kuidagi praegu mitte rohkem. Mis meie seis on? Sinu vaatest, kes sa maksad selle pulli põhimõtteliselt ju nii palju kui võimalik kinni. Lennart Meri ütles seda, et see seis on nagu see tuleviku väetis meil on. Seis on, ütleme välja, seis on sitt, aga see on siis peaks olema väetis meie tulevikul. Aga kas on? Jaa, no alati saab öelda, et loodan, et see seis on selline, et inimesed mõtlevad selle peale, et mehed mõtlevad selle peale, et niimoodi edasi minna ei saa, sest et sealt midagi head ees ei oota. Ja ega siis vaimse tervisega on, kui ta on nüüd ikkagi täitsa tuksis, siis tuleb professionaalset abi otsida. Aga katsuks teha niimoodi, et kõigepealt esimene osa on see märkamine. See märkamine, et sa näed enda juures, et asjad ei ole ikkagi päris hästi ja siis sa näed oma sõprade juures ja siis sa aitad neid. Ja nüüd mingid mõtted tuleb lihtsalt mujale viia, mingid tegevusi tuleb teha koos. Tegelikult on ju igal asjal mingi lahendus, see lahendus ei pruugi meeldida. Aga asi hakkab sellest, et sa julged tunnistada, et sul on selle või teise asjaga väljakutse. Et võib-olla inimesed ei taha kasutada sõna, et mul on probleem, siis ütle, et sa oled selles lahenduse eelses olukorras, sa veel ei tea, mis see täpne lahendus on, aga sa oled selles olukorras ja nüüd mõtleme selle lahenduse välja. Sa oled täna Tervisekassa juhataja, on ju, sa oled olnud Microsoftis, sa oled olnud IBM-is, sa oled olnud või kohtades, kus on probleemid juba ette teada, et kui sa sinna lähed, seal ei ole sul ootamas midagi roosilist. Seesama Tervisekassa, ma kujutan ette, et kui sa täna siia tulid, siia jalutades, sul oli vähemalt 5 probleemi, millega tegeleda. Ega need ei kadunud ära. Et sul on olnud nagu väljakutseid, nii et tapab. Kuidas sa ise enda vaimset spektrit selle taustal nagu näed ja oled sa läbi põlenud ka või oled sa leidnud rohtu? Ma olen seal serva peal käinud mitu korda elus. Seda mul ei ole õnnestunud kogeda, et ma oleks teki üle pea tõmmanud ja siis mitte kedagi mitte kunagi näha ei taha, et nii hulluks pole läinud. Aga üldiselt ega siis stress on nendes ametites igapäevane kaaslane ja kui sa katsud selle stressi nagu positiivseks mõelda, sest tegelikult stress tuleb ka sellest, kui sul on mingi mõte, kuidas sa midagi tahad teha, aga sa lihtsalt kohe ei õnnestu kõik asjad, sest et see on ikkagi nagu inimäri või inimbusiness. Ja siis tuleb leida mingeid muid tegevusi. Selles mõttes mul on hea muidugi rääkida, et katsuge õhtul seda elendavat ekraani mitte passida, aga siin ma ei ole ise parim näide. Küll ma õhtuti e-maili ei saada, vaid need e-mailid lähevad välja hommikul, et mitte teisi ärritada. Aga üks asi, mida koos oma kalli kälimehega teen või teeme, on, et me käime läbi Eesti matkaradasid. Teatavasti meil on 4 pikka matkarada, et Oandu-Ikla 370 kilomeetrit, Peraküla Ähijärve 825 kilomeetrit ütleks. Nüüd hetkel me oleme poole peale, mitte nagu korraga ja järjest, vaid jupi kaupa, et käid oma 20-30 kilomeetrit päevas ja siis 2 või 3 päeva järjest ja siis teed puhkuse või nädalavahetus, et hetkel me oleme Hiiumaal. Hiiumaal on 234 kilomeetrit, hästi äge rada, oleme seal sutt alla poole. Et siin ilmad läksid natuke käest ära ja kand hakkas valutama, et muidu oleks poole peale jõudnud, aga küll me järgmine aasta järele võtame ja siis on jäänud üks rada, mis hakkab sealt Matsalust ja lõpeb Sinimägedes, et üks on selline näide.
siis kui on väga paha tuju, siis ma võtan kitarri või klaveri ja teen midagi. Klaveriga on hea, seal on kõrvaklapid, paned pähe ja siis sa ei sega teisi. Et kitarriga peab vaatama, et väga põhja ei keeraks või siis, et koduseid väga palju ei häiri, aga see kõik rahustab ja siis on alati võimalus kuulata, kuidas sõpradel läheb ja siis tundub, et ma saan hakkama. Kui sa proovid meenutada seda, mis see sinu jaoks on see indikaator, et nüüd on tegelikult see asi sant, et seal see auk juba vaikselt nagu paistab või tajud, et kuskil seal on? No üldiselt on organismi ehitatud niimoodi, et kui sa ikkagi pidevalt nagu punasesse paned, siis ühel hetkel hakkab su vaimne tervis, annab ka füüsilisele tervisele märku, et sul hakkavad kas tähed virvendama või pilt jookseb kokku, et siis on juba nagu väga-väga paha. Aga tegelik esimene asi on see, et ikkagi elus tasub rõõmu tunda, sõltumata sellest, kus sa oled ja kui keeruline on. Ja kui sul tekib olukord, kus sa nagu ei ole pikemat aega rõõmu tundnud sellest, siis see on nagu selge märk, et midagi tasub nagu teistmoodi teha. Millal sa viimati rõõmustasid? Ma ikkagi loodan iga nädal millegi üle rõõmustada, et midagi toredat ikka juhtub, mõni asi õnnestub või mõni asi langeb ära või mõni asi saab valmis isegi, et reedel näiteks me käivitasime partnerportaali, et kaua tehtud kaunikene ja tundub, et asi toimib, terviseportaal on ilusti kenasti toimimas. Et niimoodi need asjad vaikselt lähevad ja siis üks tegevus veel, et selle nädalavahetuse maandamistegevus oli lõhkusin puid 2 päeva, kummalgi päeval 3 tundi. Ja puuriida tegemisel on see hea asi, et sa näed seda edu kohe. Et kui sa mingit pikemat asja teed, siis teed, aga lõhud puud ära ja vaatad, näed, terve riit on laotud. Meil käis siin Reimo Sildvee hiljuti, kes ütles, et tema isa andis nõu unetuse vastu, et ruumpuid lõhkuda, et see annab hea une. Kuidas sa magasid pärast seda oma 2-päevast randevuud puudega? Tavapäraselt. Täna küsimust. Vähe. Tööl me veedame päris palju aega ja tööl olles on võimalik meiega igasuguseid asju läbi viia. Ütle, kuidas sa näed tööandja võimalusi neid samu meie sookaaslasi suunata või üldse inimesi. Mis see tööandja roll ja võimalused on? Sul on sellest suhtes hea, sa oled IBM-is olnud ja Microsoftis olnud, nüüd oled Tervisekassas, et sul on mitu sihukest ja ilmselt veel neid kogemusi. Jaa, seal on, ma arvan, seal on 2 poolt, aga ma alustaks esimesena märkamisest. Märkamisest, et võib-olla saab midagi kas teha teistmoodi, kuskilt ressurssi ringi jagada, kuhugi appi minna, mingeid asju tegemata jätta, mingeid asju edasi lükata, mis nüüd päris põlema ei lähe, sest et üldiselt organisatsioonide kõige suurem vara on inimesed. Et masinateks, aga kui sul inimesi ei ole, siis kui sa just ei tegele mingi krüptokaevandusega, et seal masin kaevandab, eks ju. Aga ka seal on seda operaatorit ju vaja. Siis teine teema on vaadata, et kas sa saad teha midagi ühist. Nüüd, kui sul on organisatsioon ja suhteliselt suur organisatsioon, kus on siis kõik väga erinevad vanuserühmad, siis on võib-olla niisugust tegevust leida, mis kõigile sobiks, et kui sa lähed Mount Everesti vallutama, siis see võib-olla kõigile ei sobi. Et leida mingi ühistegevus või jaotada siis gruppides ja teha kõigile midagi, mis nendele korda läheb. No, me oleme näiteks käinud vabatahtlikena aidanud nii botaanikaaias kui ka kuskil mujal kohtades, kus tuleb natuke füüsilist teha. Tavaliselt teed 2 tundi, siis sööd koos ühise võileivasöögi ja sul on kohe nagu muu töö lippab paremini. Kuni siis nende võimalusteni välja, et kui sul on tööandjal teatavasti täna ikkagi on 400 € maksusoodustus aastas, et mina soovitan tööandjatel kindlasti seda kasutada.
Ma loodan, et ka valitsus jõuab kunagi kokkuleppele, et mis selle rahaga siis tohib teha ja mida ei tohi teha, et see ei peaks minema ainult kindlustusele, vaid selle eest võiks ka mõnda muud tervisega seotud teenust saada. Näiteks hambaravi on üks osa, kuni siis sinnamaani välja, et jätta inimestel ikkagi see valikuvõimalus, et meie ja Tervisekassas kasutame hästi palju stebiteenuseid, ehk siis kõik võimalikke liikumist edendavaid teenuseid, et eks me siis inimesi utsitame, et see on selline nagu positiivne motivatsioon, et kuule, sul on selle jaoks ressurss on olemas, me aitame sul selle aja leida või lähme teeme siis kas või koos midagi. Et niisuguse positiivse nügimisega õnnestub saada ja loomulikult kui siis sul tekib mingi edu ja Spartal on ikkagi, ma ütlen 5 aastat, kui me käisime, siis esimestel aastatel me ikkagi olime seal tagapool otsas, aga viimastel aastatel me oleme seal kuskil 8.-9. koha juures 30 osavõtjast ja kusjuures meie edu tuleb sellest, et me katsume osaleda kõikvõimalikel aladel. Kui sa mõtled nüüd, kassapidaja nagu sa oled, eks ju. Kui sa mõtled selle sama euro peale, mis sa oma ärisse paned või oma süsteemi sisse lased, kas see raha, mis ma panen oma ettevõtte terviseedendusse, tuleb tagasi? Kindlasti tuleb. Raudselt tuleb tagasi selles mõttes, et kui me võtame täna näiteks, jätame need suured ettevõtted kõrvale, neil on oma poliitika, neil on võib-olla võimalusi rohkem, kui me võtame sellise keskmise Eesti ettevõtte, kus on 7 töötajat ja neid on hästi palju. Ja kui sul siis see üks töötaja peaks siis haigestuma, siis teatavasti nüüd on ju töövõimetushüvitiste skeem on jälle tagasi keeratud pärast Covidit, mis tähendab, et Tervisekassa hakkab maksma 70% 9. päevast kuni sinnamaani maksab tööandja. Tööandjal on endal kasulik panustada sellesse, et töötajad elavad tervislikku elu ja nad on terved. Töötervishoid kindlasti siin aitab, et seal ma soovitan mitte võtta seda kõige lahjemat paketti, vaid natuke kangem ja siis me omalt poolt katsume jõuda mingi aja pärast hetkeni, kus need andmed ka liiguvad töötervishoiust perearsti juurde, kus on tõesti perearsti vaja või perearsti sekkumist. Sest andmekaitsega on alati väljakutseid. Ja siis investeerides tervishoid ei ole kulu, vaid tervishoid on investeering. Alati on investeering. Ja siis, kui on vaja ka midagi natuke lappida, siis seda võiks lappida selliselt, et on see korralikult tehtud ja järgmine kord sellist asja ei juhtu. No aga ikkagi me jõuame sinnani, et selle oma vastutuse teemani, et see ettevõtte juhina, sa vastutad oma selle tootmise eest, oma inimeste eest, aga kui nüüd minna selle üksikisiku juurde, et mis siis see minu vastutus ikkagi nagu on või kuidas seda nagu mõtestada? Õudselt lihtne on tulla sinna teie Tervisekassa ukse juurde seletama, et ma nüüd nõuan ravi, ma olen, joonud 50 aastat, nüüd on maks läbi, ma ei tea. Aga kus minu siis osa on? Jaa, selles mõttes, et erinevatel andmetel, aga kuni 80% tervisemuredest on vähemal või suuremal määral seotud elustiiliga. Need kutsutakse elustiili haigusteks. Ja tõepoolest, et kui sa oled 20 aastat suitsetanud või 30 või 50 aastat suitsetanud nii-öelda pakk päevas, et siis tõepoolest me kutsume sind kopsuvähi sõeluuringule, kui hästi läheb. Ja ma ei tule sinna. Ja siis sa ei taha sinna tulla ka ja teised ütlevad, miks sa teda kutsud, et ta on ju suitsetaja, ta on vaba valiku teinud, aga seal me ühiskonnana hetkel oleme. Aga üldiselt ei ole kunagi hilja alustada ja teha seda positiivset muutust. Et selle muutuse tasub teha täna ja mitte homme ja selle muutuse saab teha inimene ise. Kui sa hommikul vaatad peeglisse, siis kui sa oled teinud või plaanid teha sel päeval midagi oma tervise jaoks, siis sa võid ka pai endale teha seal peegli ees. Nii et see, kui ma olen pikalt kuidagi riski käitunud või toimetanud, aga nüüd täna tekib mul heureka moment, valgustus ja ma lõpetan poole paki pealt suitsetamise, siis sellest kasu mulle tõuseb.
Kokkuvõttes tõuseb. Mina soovitan minna perearsti juurde ja enne võtta suitsetamist loobumise nõustamise. Et teenus on täiesti olemas ja selle teenuse eest me maksame hea meelega, sest et kui seda korralikult teha, siis on lootust, et sa saad ka sellest suitsuveast priiks. No üks jutt, mida me oleme siin rääkinud, on ka see, et mehed võiksid, kui nad on 40+, käia korra aastas siis selles kontrollis, kus vaadatakse need eesnäärme näitajad, kolesteroolid, värgid üle. Mis teie vaade sellele on, et me oleme kuulnud ka seda, et mingid perearstid ei taha seda võib-olla võtta, et kas sul on mingeid, ma ei tea, näidustusi, et kuidas peaks suhtuma? See ei ole ainuke asi, kus on see arvamuste pluralism on, et ühed ütlevad, et see pole üldse vajalik, teised ütlevad, et see on ainuke tegevus, mida tegema peab jällegi. Seda tasub teha mõistlikult, kus juures me tegime Tartu Ülikooli ja Margus Punabiga tegime koos siis paar aastat tagasi seda katseprojekti, kus juures me maksime kinni teatud vanusrühmas, kas oli 40–45 või oli 45–50, et selles vanurühmas tegime katse ja siis sealt tuli välja nii seda eesnäärme vähikahtlus BSI-d või BSI-d, kui ka tuli välja sealt teisi väljakutseid, aga mis sealt reeglina välja tulid meeste vaimse tervise probleemid välja. Ja see oli see sama, mida järjekordselt ega mehed ei julge minna ei arsti juurde ega õe juurde, kui teha seda meeste tervisepaketti, siis reeglina sa kohtud õega, kus annad verd ja siis oluline on see, et see ei jääks nagu ainsaks, et keegi pärast ikkagi sul need tulemused lahti desifreeriks ja annaks võib-olla mõned soovitused. Ja vaata, siin ongi see sama nagu küsimus, et ma saan perearstidest ka aru, et kui perearstid on väga ülekoormatud ja siis tuleb entusiastlik terve mees, ütleb, et mul oli siin üks kollane, ülejäänud olid kõik rohelised, et mis ma nüüd siis tegema pean, et võib-olla see ei ole nagu see koht, aga tegelikult katsuks saada sinna neid mehi, kelle kehamassi indeks on üle 25 või üle 30 või üle 35, et ja seda nad ei pea isegi arutama, et seda nad tunnevad ise, eks ju. No aga kuidas siis ma saan oma sõpru motiveerida endaga tegelema hakkama? No üldiselt mina soovitan proovida motiveerida positiivse poole pealt, et ma ei soovita seda, et kui sa sinna ei lähe, et siis sa sured ära. Et üks on kindel, me kõik sureme ära, aga see valik, et kas see juhtub pigem varem või hiljem, et sinna valikusse me saame väga palju kaasa aidata. No numbrid on, ma tuletan meelde, et need, kes on siis 75 aastat vanad, siis kõik see, mis peale tuleb, on pluss vähemalt statistika järgi. Jaa, aga nüüd teatavasti on ju selline lugu, et kui küsida, et kuidas su autojuhtimise oskused on, siis kõik vastavad, või valdav enamus vastab, et ma olen ikka parem kui keskmine autojuht, on ju, aga kus siis need ülejäänud pooled autojuhid on? Et sama on ka seal. Ehk siis kokkuvõttes alustada tuleb iseendast ja kui sa märkad, et su sõbraga ei ole hästi, siis katsu sõpraga aidata, aga nagu lennukis sa paned maski kõigepealt endale pähe ja siis aitad teisi, need, kes abi vajavad. Aega on meil siin armutult lipanud. Me võiksime triatlonist rääkida terve eraldi saate. Aga ma küsin lihtsalt su käest ühe küsimuse. Miks sa seda triatloni teed? Miks sul seda isiklikus plaanis vaja on? Ja ma siis värskendan mälukuulajal, et sa ei ole Ironman. Ma ei ole Ironman, jah. Ja selles mõttes, et ja mulle ei meeldi üldse joosta. Jooksmine mulle üldse ei sobi. Ujumise ja rattasõiduga ma saan hakkama, aga kuna on siuke asi välja mõeldud ja ujuda ja rattaga sõita meeldib, siis küll ma saan selle jooksmisega hakkama. Eks ta on kättevõtmise asi, et täpselt samamoodi nagu eelmisel aastal sõitsin läbi Tartu pika maratoni, suusamaratoni, siis et rattamaraton on mul seal all ikkagi kuldmärgi jagu. Ja võtsin selle suusamaratoni läbisõidu hästi chillilt või hästi rahulikult. Ja siis, kui ma oma X tunniga ära lõpetasin selle, siis osad on seal finišis koomas, siis mina finišis naeratasin, sellepärast, et ma nautisin kogu selle tee. Ja samamoodi ma teen ka triatlonil, et ma ei lähe sinna seda esimest kohta püüdma, et passi tuleb ka vaadata, aga selle tegemine on mõnu ja selle tulemust sa saad võrrelda iseendaga.
sa ei pea võrdlema selle ülendriviga, vaid et sa oled selle asja ära teinud, sul on parem tuju, parem enesetunne, sa oled ennast hoidnud, sa ei ole ennast ei katki ujunud, sõitnud ega jooksnud. Ja kokkuvõttes see adrenaliini laks, mis sealt lõpus tuleb, see on seda väärt. Viimane küsimus. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Terve see aeg me oleme sellest rääkinud, aga proovime anda ühe kontsentraadi siia lõppu. Ma katsun mõelda alati inimestest head. Ma katsun vaadata seda, et igas asjas on mingi positiivne külg ja igas asjas on mingi positiivne külg, isegi kui see on väike. Ja ma katsun mingid asjast endast läbi lasta, et muidu lähevad kõik filtrid umbe. Aitüma, te kuulasite saadet Mehed hakkame elama, mina olen saatejuht Kaider Kahar. Tänane külaline oli Rain Laane, aitüma Rain veel kord. Aitäh!